Iisraeli poliitilisel maastikul praegu. Homme möödub täpselt 3 kuud valimispäevani. Mõned parteid peavad praegu oma eelvalimisi, aga teised üritavad lihtsalt oma nimekirju kindlustada parteide keskkomiteedes, sealhulgas paremäärmuslikus usulise sionismi parteis. 10 kandidaati võistlevad kohtade pärast partei nimekirjas, sealhulgas asunduste minister Oriol Struk ning parlamendiliikmed Simcha Rotman ja Ohad Taab ja Yeshari nõukogu tegevjuht Omer Rahamim. Katus organisatsiooni juht, mis esindab Läänekalda asundusi, eriti aktuaalne praegu, nagu me varem saates arutasime. Rahandusminister Bezalel Smotrich ütles, et ta valiti eelmisel aastal keskkomitee poolt uuesti juhiks. Partei reeglite kohaselt saab ta ka 2 kohta esikümnesse reserveerida ning eeldatavasti kasutab ta ühe neist Zvika Moori jaoks, kes on endise pantvangi Eitan Moori isa. Zvika jõudis sõja ajal pealkirjadesse oma vastuolulise seisukoha tõttu, kuna ta oli korduvalt pantvangide vahetuste vastu. Nii palju toimub korraga, aitad mind sellest kõigest aru saada, poliitiline analüütik Gil Hoffman. Nii et Bezalel Smotrich ja tema partei on kindlasti pealkirjades, olukord areneb. Aga ma tahaksin alustada Likudist. Likudil peaks olema eelvalimised 17. augustil. Mitte kõik ei taha, et see juhtuks. Mis on viimane, mida oled teada saanud? Räägi meile nende eelvalimiste olulisusest. Bennett, täna on Iisraeli poliitikas ajalooline päev, sest Netanyahu kaotas. Me võime ühe käe sõrmedel üles lugeda, mitu korda on ta oma üle 30-aastase poliitilise karjääri jooksul Iisraeli poliitikas midagi kaotanud. Ja täna tegi Likudi partei sisekohus otsuse, mis ütles, ei, Netanyahu, sa ei saa nimekirja ise valida, isegi kui on sõda. Kui on sõda, siis peavad nad korraldama interneti hääletuse nagu demokraatide parteis või leidma mõne muu kiire viisi selle tegemiseks või seda edasi lükkama, edasi nihutama. Aga ei, sa ei saa seda ise valida, ükskõik mis juhtub. Seepärast teamegi nüüd tänasest, et tuleb päris eelvalimine ja kõigil, kes lootsid selle ärajäämisele, on vähe lootust, et see juhtub. Kuigi homme tehakse otsus, mis kinnitab selle Likudi keskkomitees, kus on palju erinevaid seisukohti. Likudi linnapead tahavad endiselt mingisugust komisjoni, kuhu nad ise kuuluksid ja mis otsustaks nimekirja. Aga eeldatakse, et toimub tõeline eelvalimine, kus Netanyahu saab valida 8 kandidaati, mis on küll palju, kuid mitte kõiki. See on tõesti palju kandidaate. 8. Tõesti väga huvitav. Aga Tsahi Livni jääb religioosse sionismi partei juhiks. Seda me teame, kuid nende 10 koha pärast teib omamoodi võistlus. Mida sa oled teada saanud? See olukord areneb praegu. Ütle meile, millele tähelepanu pöörata. Praegu kulisside taga toimub see, et hääletamine toimus nii koha peal kui ka muul viisil. Seal oli omamoodi segu. Ja see ei ole eelvalimised, erinevalt sellest, mis demokraatidel oli ja mis Likudil tuleb, kus on 1000 liikmed. See toimub nende keskkomitees, milles on 173 liiget. Neist vaid 20 on naised. Okay. Ja nad valivad oma nimekirja. Ja üks asi, millele tähelepanu pöörata on, kas neil saab olema Sefardi päritolu Knesseti liige? Kas nad kõik saavad olema lihtsalt valged asunikud? Praegu paistabki nii, enamasti valged meessoost asunikud. Sest neil oli teine number Ofir Sofer, kes oli Sefardi päritolu ja ta otsustas osad just sellepärast lahkuda, et partei seisukoht lubas ultraortodoksidel sõjaväeteenistusest kõrvale hiilida, mis tekitas temas ebamugavust. Nii et asunike nõukogu juht, kes kandideerib, juhtub olema Sefardi päritolu. Ja Smotrichi jaoks on oluline, et ta oleks nimekirjas kõrgel kohal. Smotrich räägib praegu kandidaatidele, mis juhtus ja mõne minuti pärast saame teada. Aga praegu me veel ei tea.